tere, oleme tulnud järjekordsesse podcasti Maakleri jutud. Kolmapäev, Martit pole, tegelikult on küll, ta on mul siin kõrval. Aeg kohvi ümber. Ta ajas kohvi ümber ja tal on nii palju tööd, et ta ei jõua tulla siia laua taha. Ma olen see, kes tööd ei tee ja saab niisama raha, nagu keegi on näinud seda ühte naljavideot ka mul. Et ega maaklerid ju midagi ei tee, et lähen kontorisse, ei tee midagi, olen autos, ei tee midagi, olen kodus, ei tee midagi. Aga tegelikult tänased teemad on siis see, et iglupark, me oleme homme iglu kontoris, iga-aastane siuke väike traditsioon, kui ilmad lähevad ilusaks, tähistame suve algust ja kutsume kõiki iseendaga jutustama, nii et 10-st, mis kellani me oleme seal 8-ni. Oleme me justkui nagu kontori poole peal ja pärast seda me siis enam saadaval ei ole, aga oleme seal niisama sauna minemas. Ilus koht, ilus ilm ja ilus koht, ilus ilm on tõotab tulla ja juhul tänatud. Tulge küsige oma mõtteid, küsimusi, mis vajavad lahendamist. Ja tulge andke kõik oma kinnisvara müüki, küll me ära müüme. Üürile võib ka anda. Üürile võib ka anda, jah. Ja osta aitame ka ju. Jah, osta aitame ka ja kui on kallid üüriobjektid, siis aitame parima üüriobjekti välja valida. Sul tegelikult oli üks hea parima üürniku, aga ma mõtlen, kui sa aitad otsida, siis no sa just otsid siin soomlastele mingit üürimaja. Jah, oleks vaja nagu sellist kaasaegset. Mis sellest üürimajast sai, mis sa ütlesid, et ma ei tea, praegu toon 4 tonni oli väljas, aga et tegelikult 3 on reaalne, et me vaatasime. Kas tegite pakkumise ka või? Ta oli eelnevalt väidetavalt üürilangt 6000-ga, nüüd siis 4000 on väljas ja omaniku soov oli 3800 lõpuks ja üürnik oli valmis 3300 maksma, nii et 500 euros oli täna nagu küsimus. Natuke üle 3000-4000 eurose maja puhul, et no natuke üle 10% tegelikult on päris suur. Võib-olla ei peaks tegelikult sellises, ma ei tea, mulle tundub, et võib-olla ei peaks hinnaklassis enam mõtlema 500 euro pärast nagu. Jah, aga näi, et ikka mõeldakse. Seal oli ilus suur maja, suured nii-öelda nõudmistele vastav, aga mis oli nagu käest lastud, oli see köögitehnika, see oli kõik niisugune nagu hooldamata ja kasutatud on selgelt moraalselt vana jah, ja külmkapp oli kinni olnud ja see oli päris halb, mis sealt välja tuli. Okei, kui te jätate külmkapi tühjana, see on, kusjuures on päris palju üürikates murekohaks, et inimesed ei mõtle. Kui te välja mõtlete, siis ei tohi just kinni jätta. See läheb haisema ja hallitama, eriti kui sinna mingi toit sisse jääb. No see on veel hullem, aga kui töötab, siis loomulikult võib kinni olla. Ei, siis, no jah. Ei ole küsimust. Loogis poiss. Aga maja oli ilus, kõik olidki suur garaaž, suured panipaigad, suur avar, merele natuke vaade. 500 euro pärast ei bassein, 500 eurot ei puudu praegu. Ja 2 koera ka, et nendega ka ei ole lihtne, et igasse majja nagu ei taheta koerasid endiselt. Et see oli ka nagu asjaolu. Okei. Aga siis homme seda kõike saab alati, mida me seal iglupargis võib-olla laiendamegi, et mida me seal iglupargis alati nagu räägime, on tegelikult seinast seina teemad, enamasti need on kinnisvara mingitel teemadel küll, aga inimesed tulevad, küsivad täiesti suvalisi asju, millele siis saab vastused. Ehituslike, jah. You name it, väikeinvestorid, lihtsalt kodumüüjad, mõned alles plaanivad müüma hakata, siis tore on see, et meil tuleb pank külla sinna, nii et LHV pank. LHV-st tuleb, räägib laenuturust meile, siis kodulaenuturust ITI, et 10 on ta kohal, nii et kes tahab kuulata ja natukene ka küsida võib-olla midagi või siis rahapakiga kohe laenu hakkama taotlema, siis tulge ja tehke ära. ITI saab aidata. Arvuti on kaasas, teete kohe taotlus ära. Ja siis vaatame, kui kiiresti päringule vastatakse, ITI on seal kõrval meil. Ootame õhteni. Ja siis tegelikult tuleb meil külla kinnisvara 24 juht, Urmas, kes räägib natukene oma vaatevinklist ja mida nemad näevad kinnisvaraturul läbi oma kinnisvaraportaali, kus need kinnisvara siis müüvad ja pakuvad ja nii ongi, et kindlasti on põnev ja kuidas kinnisvara. Kõige olulisem võib-olla paljud ei oska tegelikult kasutada tavamüüjatest kinnisvaraportaali üldse, et tegelikult ei saada aru, millal tasemeteenuseid kasutada, millal tegelikult tasuks esile tõsta, millal mitte, millal peaks mingit reklaami kasutama, et need kõik on väiksed nüansid, mida tegelikult
noh, igapäevalt meie oleme, siis me nagu saame aru ja tunnetame seda, aga võib-olla kui iga päev seal kinnisvaraturus ei osale ja ei figureeri, siis tegelikult see ei ole niisama lihtne, et paned lihtsalt pakkumise välja ja siis rohkem seda kuulutust korrigeerima ei pea. Mõnikord peab pilte vahetama, et tuleks uued huvilised, et alati ei ole asi hinnas. mul on seal Valkla Forelli kõrval on nagu korter müügis, väikses kortermajas ja noh, tegelikult nagu ei arvaks, et seal üldse kortermaju on ju. Ja siis panin ta nagu esilehele, KV esilehele ja tulid nagu kliendid, mitu klienti, kes polnud üldse sinna piirkonda nagu osanud otsidagi nagu. Et niisugused väiksed nüansid on ka nagu abiks teinekord. Täpselt nii on. Ja nagu ma ütlesin, alati hinnas ei ole asi, vaid mõnikord on näiteks ka see, et mõnikord mingi objekt jääb oma piirilt täpselt nagu juriidiline aadress on üks, aga tegelikult noh, kõige parem näide võib-olla, mis Tallinna lähedal on Viimsi ja Maardu nagu piir on selline, et kui sa paned oma pakkumise Maardu alla, siis inimene, kes tahab Viimsis elada, ei tule selle pealegi näiteks, et ta paneb otsingumootoris Viimsi ja tegelikult sinu objekt ei tulegi seal mitte kunagi välja, sellepärast et filtris oled sina tegelikult juriidilise aadressiga Maardu, kuigi tegelikult sa asud nagu täpselt piiri taga ja oled noh, praktiliselt tegelikult Viimsis nagu üks ja sama tänav võib-olla. Jah, põhimõtteliselt küll jah, aga lõpeb kuskilt ära. Ja siis tegelikult ongi oluline neid nüansse, et kui me sellises olukorras oleme, siis meie näiteks paneme tihtipeale ka 2 pakkumist välja portaalidesse. Mõned ei taha jälle raha maksta, nad tahavad kokku hoida, et siis ei raatsi. Aga büroodena kindlasti seda tehakse ja meie samamoodi, kus kui meil on Viimsis ja Maardus, mis on samas piiri peal, siis me paneme kindlasti need pakkumised välja mõlemasse nagu piirkonda ja toome tegelikult tekstist täpsustavalt välja, et juriidiline aadress tegelikult asub seal ja seal. Kõik inimesed saavad sellest aru. Ja teine nüanss, mida tegelikult vähe tavakasutajad müüjatena kasutavad, on toalisus. Et kui teil on näiteks ikkagist ühetoaline korter, mis on praktiliselt ikkagist nagu kahetoalise funktsiooniga, et tal on kuidagi täiesti eraldatud magamine, kuidagi seinaga või mis iganes, siis reklaamitakse ikkagist juriidilisena ühetoalisena ennast, kuigi tegelikult võiks kindlasti panna ka müügipakkumise välja kahetoalisena ja jällegi siis lihtsalt selgitavalt tekstist tuua, et müüme juriidiliselt ühetoalist korterit, mis on kohandatud kahetoalise funktsiooniga korteriks. Ja see on pankadele täitsa okei ja see ei ole kuidagi keelatud, et sa võid oma korterisse kergseinasid ehitada põhimõtteliselt nii palju kui sa tahad. Kas see kõik loogiline oleks, et see on nagu teine teema. Aga kindlasti selliseid väikseid nüansse saab kasutada ja seal Iglu pargis sellest saate ka küsida ja nõu, et Urmas kindlasti oskab seda kõiki peast vastata, Kinnisvara 24 juht siis. Meie ka kindlasti oskame ja meie ka kõike vastata. Jah, selleks, et ma rääkisin puhtalt oma kogemusest praegu. Okei, aga teine põnev asi, mis meil on, tegin just story ka enne, meil on 5 võtit alles, on ju, Loopargis, et on 5 või, 4 või? 5. Et meil on eelmine kuu oli 2 ägedat tehingut, mis läks üks minu lemmik 2 ära, mis oli tegelikult juriidiliselt ühetoaline korter, aga tegelikult täis 2-toaline korter, kuna seal on katusekalded, siis jällegist ühte tuba ei saanud registreerida toana. Ja läks ära kõige suurem kolmene, kõige suurem korter nii-öelda. Tegelikult on ruutmeetritelt oli ta väiksem kui meil 2. Et meil on üks suur 2, mis on natuke nõks paar ruutu suurem, mis on nagu naljaks mõelda, aga nii on. Aga jaa, ainuke 3 siis läks ära ja ma arvan, et see pere oli väga rõõmus ja õnnelik ja meie oleme ka selleks, et tegelikult ta sai hea asja ja miks mulle see projekt tegelikult kõige rohkem meeldib, et seal on hästi lihtne see, et meil on näidata teile kommunaalarveid, me teame, et need on väga mõistlikud, meil ei ole sellist, tegelikult on odavad jah. Mitte madalad ega, tähendab mitte mõistlikud ega odavad. Tegelikult on odavad jah, kui ülejäänud turgu arvestades sama kvaliteediga asja saad. Kui arvestada seda, et maja on tegelikult renoveeritud, kõik on nagu tehtud, aga meie korteritel ei ole mingit suurt remondifondi nagu. Jah, et kuna nad ei osanud selles ja see on meil kenasti. Kuidas see võimalik on, siis tule küsi, ühesõnaga, ma ei hakka lahti seletama seda. Et kui teed arendust ja tahad teada, kuidas asju kokku leppida, siis tasub võib-olla lisainfot küsida ka teiste käest, jah. Jah, et tegelikult see on päris huvitav lahendus, ma ei tea, kas ma eeldan, et tegelikult see on hästi loogiline, aga ma ei tea, kui palju seda kuskil mujal rakendatud on, kindlasti on. Okei. Aga Marti, sul oli mingi teema, võib-olla alustame sinu teemast enne. Sissekirjutusest tahtsime täna rääkida, et ma panin selle meie üheks alateemaks ka. No sissekirjutus, jah, võib-olla on nagu jutuks seda tuleb meil siin ja seal. Üürikorterite puhul,
seal on nagu no seda küsitakse seal kogu aeg. mured on võib-olla see, et inimesed soovivad sissekirjutust saada endale, noh, ütleme siis Tallinnas mingite soodustuste saamiseks on ju. ja siis nii mõnelgi korral või ütleme üsna tihti on kuulda seda, kus üürnik ütleb, et ta käis, vaatas mingeid kortereid, aga kuna tal on sissekirjutust vaja, aga seal ei lubatud nagu, ütleme siis teises kohas omanik ei lubanud nagu. Ja. Et siis mõtled, et jah, okei, tal on õigus seda küll nagu öelda, et talle ei meeldiks see mõte on ju või ta ei taha. Aga tegelikult seadus lubab nagu sissekirjutust teha ilma omaniku nõusolekuta. Kui on üürileping olemas. Kui on jah, üürileping olemas, et mõlemal poolt allkirjastatud. jah, kõik on allkirjastatud tehtud. Et sissekirjutuseks tuleb siis pöörduda lihtsalt oma kohaliku omavalitsuse poole, näidata seda kehtivat lepingut ja mingit omaniku nõusolekut nagu ei küsita. Teavitus saadetakse talle küll. Talle vist jah, teavitus vist saadetakse, et on selline asi tehtud. Ja noh, sellega nagu seda muret ei ole, et kui tulevikus see üürnik nüüd kolib välja ja ta ei tee nagu väljakirjutamist. See ei ole piirav kuidagi. Et ta ei tee uut sissekirjutust, et see sissekirjutus lõppeks. Et Eestis on siis see, et sa ei pea lõpetama seda sissekirjutust. Sa pead tegema uue sissekirjutuse ja vanas kohas siis lõpeb kustub ära automaatselt. Lõpetatakse vana sissekirjutus ära, et seda ka nagu tihti ei teata nagu. Et kuhu võib-olla sissekirjutust ei saa, on ka eluruumidesse saab kindlasti. Ka need igasugused külaliskorterid, kui nad on sisustatud nagu ikkagi koduna, elamispinnana, saab ennast sisse kirjutada, kontorisse vist ei saa ja ei, kontorisse kindlasti ei saa. Lihtsalt muud pinnad, mis ei ole nagu elupinnana kohandatud elamiseks. Ma ei tea, kas mingi protsentides ka jutt on, ei ole vist on. Ei, mina ei tea niimoodi peast. Kasutusotstarbe järgi käib täna päris palju asju, kuigi juriidiliselt. Need on ajas tegelikult siin aastatega paindlikult muutunud, et vanasti oli hästi strikt nagu põhimõtted erinevatel asjadel, et samamoodi ju pankadel oli laenu andmine, see ärimaal müüvad need külaliskorterid, et seal oli mõnikord sissemaks natuke suurem või justkui oli intress kõrgem või midagi, aga täna on nagu suhteliselt ma ütleks, et ongi null. Muret ei ole. Muret ei ole, et need on tegelikult üks ühele ja müüakse ja antakse. Ja ka tulumaksu teema on ju seal. Külaliskorterite poolest on su kodus, on su kodu ja kasutusotstarbe järgi, et kui mingi kahtlus peaks tekkima, siis sinu asi on lihtsalt tõendada seda alati. Et niimoodi on. Sissekirjutusega teinekord mure nagu see ka, et kui müüakse mingi korterid, siis tuleb välja, kui ei ole ise kontrollinud rahvastikuregistrist, et mingid võõrad nimed on sees, sisse kirjutanud ennast, aga see on siis tõenäoliselt mingis varasemad üürnikud tõenäoliselt või varasemad omanikud. Võivad elanikud olla või elanike sõbrad või vahet ei ole. Keegi, kes on igatahes loa saanud kunagi sisse kirjutamiseks. Et täna ei pea nendega ühendust võtma, lihtsalt saab eesti.ee-s nad välja kirjutada. Omanikuna. Väike riigilõiv on vist selle eest. Ja ei olegi tegelikult. Sa ise ei saa välja kirjutada, vaid sa pead avalduse tegema ja selle omavalitsus ikkagi kirjutab välja. Et selles mõttes, et see ei ole. Teed taotluse sisse kirjutamise lõpetamiseks. Et neil ei ole alust nagu olla sinna niimoodi. Ja kõige olulisem asi võib-olla müüdina turul, mis on sissekirjutus ei vabasta tulumaksust. Et kui me räägime müügikorteritest, siis tihti öeldakse seda, et tuleb olukord ette, kus inimesed tegelikult korteris ise ei ela. Ma ei tea, see korter võib olla aastaid üüril olnud, aga siis kui nad müüma hakkavad, siis nad küsivad, aga ma olen ju sinna sisse kirjutatud, et kas see ei annagi mulle tulumaksu vabastust. Et ainuüksi sissekirjutus ei anna teile kodu müües nii-öelda tegelikult tulumaksu vabastust, et see peab olema peamine või alaline elukoht, et see tähendabki seda, et see peab olema su kodu, siis kui seda müüd. Et seda tuleb üle palju turu peal ikkagi siiamaani ette, et aga mul on ju sissukirjutus olemas, et miks ma pean sealt tulumaksu maksma, et see ju tõestab kõik ära, et ma olen see ja mõned inimesed veel lähevad nii kaugele, et ütlevad, et aga ma ju maksan ise kommunaalarveid ka, mis sest, et te maksate kommunaalarveid, et tegelikult see ei ole nii must ja valge, et kui te seal tegelikult ei ela, siis tegelikult on tulumaksu kohustus, nii lihtne ongi see vastus. Seadus ütleb, et oma kodu müügil on tulumaksu vabastus ühe kodu müük 2 aasta jooksul just. Jah, aga kui te ei ela seal ja see ei ole teie kodu, siis ei ole vahet, kas te olete ise kommunaale maksnud, ei ole vahet, kas te seal on sissekirjutus. Kui te seal ei ela ja see ei ole teie kodu ja te ei käi seal, siis tegelikult see üks oluline nüanss on puudu, te ei ela seal.
siis see on tegelikult tulumaksukohustus. teinekord küsitakse, et mul on nagu mitu korterit näiteks Tallinnas on ju, või ma ei tea, Tallinn, Pärnu, Narva on ju, et ma nagu need kõiki kasutangi oma alalise elukohana, aga noh. siis on sinu asi tõestada, et kui peaks üldse päring tulema, on ju, Maksu- ja Tolliametilt, et tere, kuidas see kõige lihtsamini käib, et võib-olla paljud inimesed siiamaani ei taju, et tegelikult kui te müüte täna kodu maha, siis mitte keegi ei helista teile järgmised aasta aega, sellepärast et esimene asi, kust üldse asi pihta hakkab ja see kontrolli etapp võib-olla nagu pihta hakkab, on see, kui Maksu- ja Tolliametil on iga-aastane tuludeklaratsioon, mida iga füüsiline isik Eestis täidab või siis peaks täitma. Ja seal te peate, seal on alati siis automaatselt tuleb see kiri, et olete selle aadressil oleva kinnisvara müünud ja siis on nagu see, et noh, kas te deklareerite tulu või te panete, et seal on kustutate ja panete kustutamise põhjuseks, et see oli kodumüük või noh, see maksuvabastuse nagu põhjus. Ja kui sealt tekib see küsimus, et noh, läheb kuskile punasesse listi või musta, kuidas keegi nimetab, ma ei tea, ja tekib Maksu- ja Tolliametil kahtlus, siis nad teevad esiteks teile alguses päringu ja siis nad küsivad lihtsalt, et tere, et meie hinnangul olite te selle kodu müük on ju ja bla 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 ja siis on teie asi nüüd vastata sellele ja kui sealt hakkab asjad kooruma, siis on alles see kadalipp, et tõestamise küsimus selleks, et sa hakkad nemad vastu tõestama, et kas sa elasite või siis vastu ei tõesta midagi ja neile teie vastus sobib ja kõik läheb edasi ja kõik on hästi, et me ei saa nagu üksipulgi ühtegi eraldi projekti nagu lahti teha, aga nii see on, et hästi lihtne vastus on, see on umbes see, et noh, kui sa ei ole seal elanud, siis tegelikult noh, seadus ütleb, et nii lihtne ongi, et siis on sul tulumaksu kohustus tulu pealt, mitte kogu summa pealt, et seda ajavad ka turu peal siiamaani nii noored kui vanad, kui väga vanad, väga targad, justkui peaks arvama kinnisvaras tegutsevad inimesed, aetakse sassi siiamaani, et mis asja, mis see tulumaks on või kust, mis summa pealt või ei saadagi aru lõpuks. Et kui sa 100 000-ga oled ostnud korteri kunagi, täna maksab 100 000, siis sa ei maksa siis ei ole mingit tulumaksu, sellepärast et sa ei ole tulu teeninud. Kui on 100 000, maksad 120 000, aga sa oled korterit remontinud ja sul on päriselt alles kõik remondi need tšekid või mingid ehitusfirma arved või mingid asjad, et siis selle saab kõik kuludesse panna, maakritasu saab kuludesse panna, notarikulud, kõik mis on seotud nagu müügiga või noh, ostumüügiga ja parandamisega, et niisama, et ma tegin remonti, aga mul ühtegi tšekki pole, siis see neid ei huvita nagu. Nii et alati kui hakkate sihukest kinnisvara müüma, siis tehke. Ja siis teine tegelikult võib-olla siit edasi lihtsalt laieneda, et noh, see on sihuke jällegist meie töös hästi tavapärane, aga hästi tihti arvatakse ja küsivad ka täna on hästi palju seda väikeettevõtlust on ju, et küsitakse, et aga kui ma tõstan selle oma ettevõttesse ringi ja müün selle siis maha, et jällegi siin ei ole musta ja valget, aga päris nii see ka ei käi, et seda samamoodi oleme kuulnud siit ja sealt ja tegelikult teame, et kui seda tehakse ainult sellel eesmärgil, siis ka Maksu- ja Tolliamet ei ole rumal, et nad suudavad väga selgelt nagu selle selgeks teha, et see fiktiivselt loodud tehing ainult selle jaoks, et maksudest hoiduda ja tegelikult nõuavad selle ikkagist nagu sisse, et aga jällegi eraisikult jah, aga ma jällegi teen sinna, et see, et üldse sinna kadalippu jõuaksite, siis noh, see tähendab seda, et nagu kuskil panite juba midagi errorisse, et tegelikult see ei ole nagu see, et kõiki päritakse ja uuritakse põhjalikult lõpuni läbi, et tegelikult see on siuke, ma arvan, puhtjuhuslikult nagu kokkusattumus ka. Mis keegi annab teie kohta vihje? Arvuti valib, näiteks üürnikud. Jah, olete teda välja vihastanud ja teeb ühe kirja. Tasub hästi läbi saada. Pealekaebamisühiskond nagu mul on kunagi kliendile tulnud kiri, et kas meile teadaolevalt oli korteri üürile antud ennem müüki, et kas see oli nii? Lihtsalt nii, et täpselt üks näide elust. Et see ongi see, miks me seda podcasti teeme, et me näeme praktikat iga päev, et üks asi on see juriidiline pool, kõik kui ilus ja kui lihtne kõik oleks juriidikas. Tegelikult praktikas on alati need asjad nagu see siiruviljusid pealt kullakarvalised ja siis tegelikult ongi nagu jama ja siis tuleb seda kadalippu nagu järjest läbi käia. Ma kusjuures siia tulles rääkisin juttu ChatGPT-ga ja siis lihtsalt, et oma mõtteid avardada, et mida täna arutada. Hea vestluskaaslane. Jah, hea vestluskaaslane autos ja siis kes ei tea, siis ChatGPT-ga saab eesti keeles ka suhelda või inglise keeles või hiina keeles, vahet pole, mis keeles te rääkida tahate. Täitsa rääkida, mitte täitsa rääkida ja ta räägib teile vastu ja nii ongi.
ise saad inimese valida nii-öelda, hääle hääle ja mis temperamendiga ta on ja nii edasi. just. Aeglane, kiire või mõtlik või agressiivne või ühesõnaga, kes teile meeldib, naise või mehe hääl, et you name it. aga mis ma sellega öelda tahtsin, on see, et ma küsisin talt, et mis on nagu nende tehingute juures, mis annab nagu kõige lihtsama, mis on nagu hea maakleri 5 tunnust, on ju. Ma tean seda, aga lihtsalt see üks oluline punkt ikkagist ongi see, et me tihtipeale tahame ikkagist oma klientidele anda selle info, mis oleks neile kasulik siis, et nad ei peaks tagantjärgi mingi jamaga tegelema, et see on nagu ennetamine on kõige olulisem kinnisvaras, et asju on kinnisvaras Eestis hästi lihtne teha, ostad, müüd, vahetad, aga tagantjärgi sa ei peaks tegelema või noh, võimalikult madalaks viia see risk, et noh, ma ei tea, kui müüakse kodu, et mingid asjad kirja saaks. Või et nagu su maksud, noh, et sa oled oma maksusüsteemiga või meie Eesti maksusüsteemiga arvestanud, kuidas asjad käivad, et mis on praktika. Ja kui inimesed ütlevad, et noh, mind tegelikult ei huvita, siis see on nende risk, mis nad võtavad, et see ei ole nagu aga kui tulla selle jutuga, et kuule, ma tegin tehingud ära, et mis nüüd hea oleks teha, siis tegelikult on hilja. Eks seda küsitakse ka ja ennetada. Küsitakse seda ka, et mis siis tehagi nende maksude asjadega, ega meil ei olegi mingit head nõuannet muud kui lähtudagi sellest, mismoodi neid asju nagu tegema peaks, et me ei tohigi muud nõu anda. Ei noh, see on üks asi kindlasti, aga skeeme on igasuguseid. Aga igaüks peab ise ikkagi mõtlema välja või otsustama ja riskima, kui ta tahab, aga ta riskib enda nagu rahaga, et ja enda nii-öelda noh, ütleme siis jah, tulud-kulud nagu. Selle tulumaksu maksmisega on see ka veel, et kui te täna ei maksa, aga näiteks saate siin 3 aasta jooksul päringu, siis ega te ei maksa ainult seda summat, mis maksmata on, siis on juba intressid, siis on mingid muud kulud juurde seal, menetluskulud on ja need on kõik kuidagi protsentuaalselt selle summaga nagu seotud, et see summa võib minna seal kohena 10, 20, 30% kallimaks on ju, suuremaks, et lõpuks ongi see, et eks igaüks peab ise mõtlema, et mis piirini ta saab nagu kodus rahulikult magada, et kui see hakkab segama, siis ilmselt tuleb midagi valesti tehtud. See ikkagi see jah, inimestele tuleb üsna ootamatult tihtipeale. Tulumaks on meil Eesti Vabariigis. Jah, et inimesed arvavad, et nad nagu omavad kinnisvara, see on nende oma ja see ongi kõik nagu, et ma annan seda üürile või müün või teen mis tahan põhimõtteliselt ja siis nagu mingit makse maksma ei pea, et tuleb nagu ootamatult ja teinekord nagu maaklerid lisainformatsioon või noh, see avatud suhtlemine ei meeldi nagu paljudele, et jah, et me ei kinnita seda, mida ta oma peas on välja mõelnud, et ei peaks ikkis maksma. Jah, et kui me ütleme, et ikka pead on ju siis nagu, et noh, ma siis mõtlen ikka midagi, ikka nagu, mõtlen midagi, ikka võetakse see, et ma hakkan mõtlema siis nagu midagi. Eks see ongi õigus ja risk ja võimalus nagu. Või siis kui teenid nii palju pappi, et suva, siis annad siis selle 22% tulumaks. Tundub, et keegi ei teeni nii palju, et selle peale ei mõtleks. Eks see on suur summa, et kui me räägime seal ikkatest 10 000 mingi flipi korteritega teenitakse, seal 20-30 000 on väga hea diil juba on ju siin, kui me räägime 100-200 000 vahel. 10-20%. Noh jah, kui sa teenid, noh mina isiklikult oma peas mõtlen, et võiks teenida vähemalt siuke 15-20% üldse, kui sa hakkad mingi projektiga pihta on ju, siis ja noh, olen seda järgi ise nagu pidanud, et 10% siit flippe pole sul mõtet nagu lihtsalt kohe alguses sisse võtta selleks, et 10% tulu on nagu tegelikult nii vähe, et kui midagi kuskilt natuke kallimaks läheb või turg saab pihta mingi segment nii-öelda, siis sa ei jõua reageerida ja tegelikult su kasum on tegelikult nullis ja kui sa teedki nagu 1 korteri, 2 korterit aastas, siis see tegelikult ei ole nagu pigem ette tegemata. Ja noh, ongi kõik, aga lihtsalt kus ma näen nagu tihti, kus väikeinvestorid pange panevad, ongi see, et arvatakse, et kui ma ostan ühe korteri, mis ei saada liiga odavalt kätte nii-öelda, siis tegelikult raha teenitakse ostes juba. Aga väikeinvestorid teevad tihti selle vea, et nad lihtsalt ostavad ära midagi ja siis see remont ja kõik see sisustamine võib-olla läheb liiga kalliks ja turg ei tule järgi ja nad saavad seal 5-6 tuhat eurot kasumit seal 6-70 000 juures, siis tegelikult oleme ausad, et see ei ole nagu kindel business, see on kogemata juhtus. Paljud ütlevad lõpuks ikkagi seda, et ma teenisin ju kasumit, see väga hästi läks. Jah, tegelikult lõppkokkuvõttes, kui teenid kasumit, siis ongi kõik hästi, aga kuna tihti peale flipid, mida ma teise asjana nagu flipis veel täna näen, mul on siin tegelikult üks alapealkiri endal samamoodi, et ma suhtlen ise väga väljude väikeinvestoritega, kes teevad flippe ja müün nende kinnisvara ja olen ka neid ise teinud ja lihtsalt point ongi selles, et kus pange pannakse on see,
ei saada sellest aru, et mis kõige rohkem väärtust annab korteris, et kui te väärtust langetab. või väärtust langetab, see on ka hea point jah, seda me ei pannud isegi, seda võime arutada samamoodi, aga kõige rohkem väärtust minu hinnangul annab kinnisvaras tegelikult see, kui me räägime teise järgu korterite flippamisest, on see, et te saate luua mingit toa juurde, ehk siis te loote praktiliselt nagu suurema ühiku turule, et tihti tehakse, on harva juhtused, kus tehakse 3-2, et pigem ikkagi täna on praktika ja trend, et ostetakse 1, tehakse 2, ostetakse 2, tehakse 3 ja tehakse ka 3 4, et sealt tekib puhtalt see praktiline nagu lisaväärtus, et üks tuba tekib juurde, kuigi ruutmeetrid ei muutu, on ju, kõik on targad ja saavad aru. Juba 10-15% aga see annab hinnale juurde, kui te teete ehitusregistris, saate need andmed päriselt nagu ära muuta. Et ostja jaoks on väga oluline, et see on, jah. Kui ütleb, et on tegemata, siis paljud loobuvad kohe ja hakkad siis ootamagi mõtlema. Lähevad edasi ja nii ongi. Ja mul oli eile tegelikult hea sõbra ja investoritega siin mõttevahetus, nad teevad ühte korterit Pärnu maanteel. Ma teen sellest varsti postituse ka, see tuleb ühel hetkel siin juuni lõpus peaks valmis saama. Siuke väike ühene, kompaktne 33 ruutu, eraldi köögiga oli ja nüüd on, ta saab, me teeme selle, nad teevad selle 2-toaliseks, aga seal oli näiteks see mure, et üks nõue, et tuba üldse registreerida peab olema 8 ruutu või peale. Et alla 8 ruudu ei saa nagu eluruumiks, mitte eluruumiks, vaid toaks ei saa muuta selles korteri siseselt. Ehk siis mis tähendab, aga tegelikult täna pangad ei vaata seda viltu, kui te teete siis vähemalt selle muudatuse EHR-is ära, et te teete avatud köögi, ehk siis kes teab ehitusregistrit, siis seal on siukene 2 rida, et on lihtsalt köök, siis on number 1 seal, või siis on avatud köök ja siis peab seal number 1 olema, ehk siis kui te teete korteri ringi, kus te viite köögi elutuppa, siis te peate selle numbri asukoha justkui muutma avatud köögi jaoks ja selleks te peate tegema lihtsalt taotluse EHR-i ja muutma, tegema selle, see ei ole kasutus. Ma tegin selle läbi seal Liivale. Tegelikult lihtne. Ma tegin läbi, alguses ametnik küsis meilt ehitusekspertiisi ja mingid selliseid auditeid on ju, aga me tegime, oligi siis vahesein ära võetud, kööki nurk oli jäänud nagu avatuks sinna ja siis me saatsime ühistu kirja, et seal ei ole tegemist kandvate seintega ja joonise ja siis näitasime ära, kus midagi on muudetud ja algselt igatahes ametnik ei aktsepteerinud nagu seda selgitust ja neid infot, aga igatahes tänaseks on see meil avatud köögiga registrikanne. No te võtsite seina ära, aga ma räägin seda, et tihtipeale, kus ühetoaline tehakse 2, seal ei tehta nagu tegelikult peale selle mitte midagi ringi, et tuuakse köök elutuppa ainult. Ei seda küll, aga seinesid ei muudeta. Aga siis nad tahavad ikkagi teada, et kas on mingi kandvaid seinu muudetud. Ei, seda kindlasti nad tahavad teada, siis tuleb seda kirjeldada.